Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Kuidas rääkida inimestega nii, et sa ei lähene neile otse, ehk siis, kui sa soovid rääkida oma võimalusest, kasutada kaudset lähenemist. Teinekord, kui sa kasutad otse lähenemist, siis inimesed ehmatavad ära, neil tekib nii-öelda kaitsemehhanism ja enne kui nad sind kuulavad, nad ütlevad, et ei, nad ei ole huvitatud, nad ei soovi, mis iganes, neil pole aega, neil on palju tegemist ja nii edasi. See äri ei ole neile, isegi siis, kui nad ei ole sind ära kuulanud, isegi siis, kui nad ei tea, millest tuleb juttu, ütlevad nad, et nad ei ole huvitatud. Nüüd, võib-olla nad sisemuses oleks huvitatud, aga nad on harjunud, et kuidas on nii, et järsku sina oled huvitatud nende edust või soovid neile mingit võimalust pakkuda, võimalusest teada anda. Kuidas see on nii, et järsku nüüd on see midagi head? See ei saa olla ära, et ma ei pole huvitatud. Võib-olla ta pärast mõtleb selle üle natukene, aga enam juhul inimesed on väga skeptilised. Nagu ta isegi oled nähtavasti tähele pannud. Et vahetevahel tuleks selleks kasutada siis kaudset lähenemist. Ja see on üks parimaid näiteid, mida mina tean, et küsida inimese käest, et ma olen seotud ühe uue võimalusega, millest mina olen väga vaimustatud, aga ma sooviksin sellest rääkida mõnele inimesele, kes on selline aktiivne ja positiivne ja kas sa tead kedagi oma sõpruskonnast, kellele ma võiksin sellest rääkida? Kas sa teaksid kedagi, kes tahab natuke lisa teenida? Kas sa teaksid kedagi, kes soovib suurendada oma sissetulekut? Kes on aktiivne? Kas sa teaksid kedagi, kellel hetkel, kes ei ole rahul oma tööga, aga kes tahaks teha midagi töö kõrvalt lisaks, et tulevikus leida endale uus töökoht või kes tahaks alustada uut äri või kes tahaks oma äriga alustada? Kas sa oskad mulle kedagi öelda, et ma arvan, et sul on mõni inimene, keda sa võiksid soovitada? Enamasti inimene, mida ta teeb, on see, et tal on siuke eneseuhkus ja ta ei saa ju öelda, et tegelikult olen mina huvitatud. Siis ta ütleb sulle, et jah, et ma tean, aga et enne kui ma soovitan, et mis on see äri millega või mis on see võimalus, millest sa tahad rääkida? Räägi mulle lähemalt paari sõnaga. Siis tegelikult teda ei huvitagi see, mida sa vastad, vaid see, et mis see on, et ta saaks seda endale pakkuda. Et ta saaks sinule ennast pakkuda. Sest ta ei saa ju seda jumala eest kohe teha. Siis ta tundub ju kuidagi, kuidas, mis mu ego ei luba öelda, et ma tegelikult otsin ise ka. Et tegelikult on see, et sa ütled, okei, siin on see, ütleme näiteks, siin on see DVD või et mine vaata seda internetis, seda kodulehekülge või räägid talle paari sõnaga, et tegemist on ühe sellise huvitava ettevõtmise, millega sa siis, ja mis siis sinu ettevõttes on, paar sõna, aga kuna seda tuleks arutada selle inimesega silmast silma, ma pean talle rääkima, näitama talle materjali, tutvustama talle lähemalt oma äripartnerit, näiteks kellega me koos temaga kohtuksime, siis ma ei saa ju seda infot sulle praegu nii edasi anda, et anna mulle see inimene ja ma suhtlen temaga. Et enamasti inimesed tahaksid rohkem infot. Nüüd, kui sul on olemas see interneti link, sul on olemas see CD või DVD, mida sa saad talle siis soovitada, et vaata, anna see edasi neile ja anna mulle teada, mis need inimesed rääkisid, et kellega ma võiks kohtuda, siis see töötab. See kaudne lähenemine, kas sa tead kedagi? Et võib-olla sa saad öelda isegi inimesele, et mul on üks huvitav ärimõte või ma olen seotud ühe huvitava projektiga et aga ma tean, et sina ei ole nendest projektidest küll huvitatud, aga ma tean, et sa võiksid teada kedagi, kes võiks olla huvitatud. Ehk siis need kaudsed lähenemised töötavad väga hästi tegelikult selle inimese kasuks, keda sa tahaksid.
kelle sa tahaksid seda võimalust võib-olla presenteerida ja isegi siis, kui tema ei soovi ise selle äriga tegutseda, soovitab sulle kedagi, on see soovitus väga tugev võimalus, kuidas inimesega maha istuda ja kuidas talle rääkida oma ärist. Et see kaudne võimalus, ma olen ise seda korduvalt kasutanud, töötab väga hästi. Töötab väga hästi nii telefonis, töötab väga hästi, kui sa lood kontakte näiteks läbi interneti, töötab väga hästi, kui sa räägid inimesega ka otse, kuigi kõige paremini töötab ta siis, kui sa räägid kas telefoni teel või suhtled, lood kontakti siis läbi interneti. Et kui sa räägid silmast silma, siis tal võib tekkida küsimusi ja ta tahab seda infot kohe kätte saada, siis on muidugi väga hea öelda, et no vot, ma olen siin äris põhimõtteliselt nii uus, et ma ei oska sulle ise veel seda päris täpselt edasi öelda, et ma peaks kohtuma koos äripartneriga, et see on ka sellepärast, miks ma tahaks teada kõigepealt, kas inimesed on üldse huvitatud ja alles siis ma saan kokku leppida ja vaadata, milline aeg mõlemale sobib, et siis kolmekesi kohtuda. Aga järgmises videos räägime lähemalt just sellest kolmekesi kohtumisest. Miks on hea kohtuda alati, iga kord kolmekesi ja alati kohtuda oma mentoriga koos või siis miks mitte ka, kui on tegemist otse siis sinu sõbraga, siis oma inimesega oma meeskonnast. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!